vastuse põhjal saab ka täitsa aru, miks ta täna vaata, et isegi koosseisu lehele ei mahtunud. Et kui sa ikkagi tuled väljakule ja 1,5 minutiga teed väga-väga rumala penalti, siis on peatreeneril ilmselt ka natuke keeruline sind. Me saame ära näha tänase kohtumise esimese nurgalöögi. Tuleb pall kasti ka, ei ole üldse kehvasti ja seal on, kas pall on võrgus nüüd? Siiski mitte. Üsna ebaõnnestunult see pall teele ja näib, et läks seal küll otsajoone, sest et peakohtunik Rasmus Malin ütleb, et pall kasti suunas. Püsib ka, vaatame, kas püsib sedavõrd hästi, et sealt oleks võimalik ka löögi peale mängida. Tuleb pall kasti ja näib, et sealt tuleb esimene ära. Mängijate summast see pall kuidagi sinna värava ette ikkagi väga lahtiselt põrkas ning vaatame sellest olukorrast ka kordust. Korralik duell ja tegelikult vaadates, kuidas see Liirja vastu lõpuks ikkagi ära keerati, tahaks öelda, et eelkõige see esimene duelli võitjaks saab ilmselt Kaljumehe nimetada, aga vaatame, siit on pall kastis ja Saharov ääre peal nüüd lausa 2 Kaljumehe vastu olukorda ära katta ning palli jäi Transile säilitada, sellest olukorrast miskit välja ei tulnud, Kalju tuleb. Transil on võimalik siit paremalt nüüd tulla ka, aga tabatakse. Jah, õigemini peale peatreeneri vahetust on siin Transi jaoks ikkagi põhitegijaks vähemalt hetkel tõusnud. Ja näib, et me saame ka tänase kohtumise esimese kollase kaardi ja vaadates, kuidas Toke seal käsi laiutab, siis on just tema see mees, kes selle kollase kaardi endale teenis. Transi peatreeneri sellist Tšutšukov veab seda rünnakut ja veab palli paremale. Ivanov riputab. Ja seal nüüd appelleeritakse penaltile. Kohtunik näitab, et ei ole miskit ja Kalju ei ole sugugi rahul selle otsusega. Aga saame siit sellest olukorrast nüüd kordust näha. Ivanovilt ei ole sugugi kehv. Korraks juba tundus, et säilitab hästi, aga siiski mitte. Toke, väliskülje pall, liini taha. Ja libistatakse Keerol see pall ettepoole ära mängima, et see pall sealt keerulisest olukorrast siis välja saada, aga tabas Transi mehele näo piirkonda. Ja Toke on pahandustega kimpus ja 2 viga, 2 kaarti. See tähendab, et 2 kollasega saadetakse mees siin 36. minutil riietusruumi ära. Toke laiutab käsi, aga eks see ole jalgpalli tõsiasi, et nii ei saa teha. Sa pead mängima pisut ettevaatlikumalt, kui oled endale juba kollase kaardi noppinud ja väga-väga kehv olukord, kus olla, kui jätad koduväljakul oma võistkonna. Toke. Toke ei ole kohe üldse rahul. Seal laiutab käsi, ei taha väljakut lahkuda, seejärel tuleb siia 4. kohtuniku juurde õiglust nõudma. Ja tahab seal ikka veel väljakule tagasi tulla. Viimased 10 sekundit jooksevad 45 minutist. See üritus ei ole nüüd kõige õnnestunum ja tuleb välja sedasi, et tavapoolajale me lisaminuteid ikkagi ei saa. Avapoolaeg Transi ja Nõmme Kalju vahel lõpeb sedasi, et külalised 8. minutil Mihhail Orlovi väravast asuvad seda kohtumist juhtima ning punasest kaardist, mida me saime näha avapoole ja lõpupoole, sellepärast et
mängijad päris positsioonile vahetanud, kui väljakut lahkunud. Šantenkovi puhul on tegemist keskkaitsega. Kalju ehitab, otsib paremat äärtpidi. Ja seal korralikust segasumma suvilast hetkel seda palli esimesel korral ei õnnestunud läbi tuua. Vaatame, kas tuleb. Teisel korral see katse paremini välja. Just kui seda rahulikult lõpuni ja vaatame, seal ei olnud üldse kehv tabamine. Lõpuks hüppavad seal transimehed selle palli alt just kui läbi, aga näib, et see mäng on kuidagi väga võitluslikuks hetkel läinud. Nüüd kauglöögi üritus. Panja tundus, et keeras selja ette ja nüüd hästi, nüüd on võimalik tulla. Kaljul see pall püsib ka seal vasakul, pall ka hästi. Esimesena ise ja tuleb kääre ja tuleb 2. Ja kes muu? Žolitin ning õnnitles ka Rommi sihti. Ja hoidis samal ajal lihtsalt käsi pea peal uskumatuses. Uskumatus. Hoidis siis käsi pea peal ja ei suhtud ära uskuda, millega hetkel selle pärast muretsema ei pea. Vaatame selle Kalju tulemise ära. Siit on löögi koht ka, aga Murat Velijev kogub hoogu, kogub hästi hoogu. Oleks vaja nüüd löök ka välja mängida. John sealt ennast löögile ei säti. Teine laine, Avuzi võtab hästi ette ja võtab hetkel sedasi, et see löök läheb raamist mööda. On palli taga, tuleb pall kastiga, kõrge kaarega. Pavlov jaoks ei tohiks olla ülemäära keeruline pall, aga hetkel läheb näppude vahelt täitsa kaduma. Nüüd päris mitu õhuvõitlust, mis ei lõppe soovitult ja kaotatakse pall kehvasti ära. Kas Trans saab siit oma esimese kätte? Aga sealt hetkel ei tule ja see nüüd võis olla ikkagi olukord, kus lasti ära see võima. John mõõdab seal sammud välja ja ikkagi sammude järgi vaatab, et läheb löögile. Tuleb ka, aga löök on ebatäpne. Sellega me saame siit kommentaatori puldist selle tänase kohtumise